Tere! Vaatame, kuidas luua lihtsamat veebilehte kasutades Google Sites rakendust. Selle jaoks minge veebilehele sites.google.com ning logige sisse oma Google'i kontoga. Jõudes sihtkohta, vajutage all paremas nurgas olevale pluss märgile ja saate luua uue veebilehe. Esimese asjana saame oma veebilehele panna nime. Näiteks ma soovin luua veebilehe, millega ma tahan anda infot võib-olla oma informaatika õpilastele. Ehk siis panen veebilehe nimeks informaatika. Nüüd avaleht võiks olla ka lihtsalt info edastamiseks, et panen siia samuti informaatika ning ma saan valida, et kas see tekst on näiteks boldis või siis kaldkirjas. Et siin valikud on mitmeid või joondatud paremale vasakule ja samamoodi saan valida selle päise tüüpi, näiteks, et see oleks võib-olla natukene väiksem. Informaatika panen tagasi keskele. Ja nüüd minnes siia paremale poole menüüsse on siin meil erinevad elemendid, mida me saame oma veebilehele lisada. Näiteks klikin siia tekstboksi peale ehk siis tekstikasti peale ja ma saan siia lisan teksti. Saan siia lisada teksti. Pildi peale vajutades ma saan lisada pilte. Näiteks, vaatan, natukene läheb aega, Google Image ja otsin siit banana, valin banaani pildi ja sisestan siia banaani pildi. Samamoodi ma saan siia lisada Drive'ist erinevaid dokumente, videosid, pilte. Ma saan valida erinevaid layout'e, erinevaid siis kujundusformaate. Näiteks siin on 2 pilti üksteise kõrval ja all tekst. Siin on 3 pilti üksteise kõrval ehk erinevaid formaate saan lisada. Ma saan siit lisada collapsible tekst ehk siis selline tekst, kus üleval näiteks on küsimus ja all näiteks on vastus. Ja esialgu on näha ainult küsimus ja kui see peale klikkida, ilmub ka vastus nähtavale. Ma saan lisada siia sisu korda, nuppe, dividereid või selliseid vahesid, YouTube'i videosid, kalendrit, Google Docsi ja nii edasi. Kõikidel neil elementidel ma saan muuta siin mingil määral nii-öelda värvi, ma saan neid duubeldada, kui ma soovin, kustutada, ma saan nende järjekorda muuta, võtan siit äärest kinni ja lohistan tekstikasti allapoole, et kõik need võimalused on siin olemas. Ja et päris palju saab sellega ära teha. Lisaks kindlasti, kui mul on see rohkem infot, ma ei soovi seda infot panna kõike niimoodi ühe lehe peale. Ehk siis siit paremalt poolt menüüst jällegi SAK 2 ehk siis pages või lehed, ma saan luua neid lehti juurde. Nüüd esimese lehe peal ma teen topeltkliki ja muudan home asemel panen selle nimeks avaleht ja altpoolt plussi peale vajutades ma saan luua uue lehe. Uus leht näiteks 5. klassile, 5. klass. Nüüd siia 5. klassi alla ma võin panna kogu info siia, aga ma võin veel 5. klassi oma korda jaotada mitmeks alamleheks. Ehk siis teen siia veel uue lehe ja ütlen, et see näiteks on 1. nädal. Ja nüüd selle 1. nädala lohistan siia 5. klassi peale ja see 1. nädal muutub 5. klassi esimeseks alamleheks. Ma loon ka näiteks 2. lehe, panen siia 2. nädal ja 2. nädal samamoodi lohistan siia 5. klassi peale ja nüüd ta muutub 5. klassi teiseks alamleheks. Ehk siit ülevalt ma juba näen avaleht ja 5. klass, 1. nädal, 2. nädal. Ja nüüd siia 1. nädal alla, klikin siia peale, ma saan siia samamoodi hakata seda infot lisama. Näiteks siia tulevad ülesanded. Et 1. nädal ülesanded, 2. nädala peale minna, 2. nädala ülesanded ja nii edasi. Ma saan siia lisada nüüd näiteks teksti, samamoodi pilte. Nüüd, kui meil on siin natukene seda lehte loodud, siis me võime vaadata, kuidas see leht juba päriselt reaalsuses hakkaks välja nägema. Ja selle jaoks siin üleval menüüs on preview nupp ehk siis selline eelvaate nupp, klikkides siia peale. Me näeme, kuidas see veebileht näeb välja arvutist vaadates, lähen avalehe peale, avaleht, 5. klass, 1. nädal, lähen siia, kuidas see näeks välja mobiilist vaadates või näiteks ka tahvelarvutist vaadates.
Nüüd, kui me oleme oma veebilehega jõudnud juba sellisesse faasi, et me soovime seda avaldada, siis vajutame siit Publish nuppu, valime oma veebilehele nii-öelda pealkirja, mis pealkiri ilmub meil siin lingi sees, panen ka siia informaatika. Öeldakse, et see on juba võetud, eks panen siia informaatika 2 praegu. Ja valin Publish. No nii, ja ongi meie leht avaldatud. Siin ilmus ka view nupp, võin siia vajutada ja avatakse meie veebileht uues aknas, uues sakis. Nüüd, kui ma soovin muudatusi teha, ma saan minna näiteks avalehe peale, teha siia muudatusi, mõtlen banaanipilti pole enam vaja, kustutada see ära ja vajutada uuesti Publish nuppu. Nüüd meil näidatakse, mis muudatused me tegime, me oleme nendega rahul, me vajutame Publish ja muudatused ongi tehtud. Minnes oma lehe peale, vajutan siin Refresh nuppu ja ma näen, banaanipilt on kadunud. Nüüd üks tähtis moment veel, kui me teeme selle veebilehe Rocca al Mare kooli Google'i kontoga, siis seda vaike väärtusena või vaike seadetena näevad ainult teised Rocca al Mare kooli konto omanikud. Et kui me soovime seda teha sellisel viisil, et seda veebilehte näeksid kõik inimesed, siis selle jaoks peame natukene muutma neid nii-öelda avaldamise sätteid. Ja selle jaoks siin üleval menüüs on selline mehike pluss märgiga, mille peale vajutades ilmuvad nii-öelda avaldamise sätted. Ja nagu me näeme, siin on who has access, on kirjas, et anyone at Rocca al Mare kool, mis tähendab seda, et seda näevad ainult Rocca al Mare kooli inimesed. Ja vajutame siia change ja võtame, et anyone can find. Ehk siis kõik inimesed näevad seda veebilehte. Save ja done. Ehk siis nüüd ongi avaldamise sätted muudetud ja seda veebilehte näevad kõik inimesed.